Väga tore, et oled tagasi Vine Visual kanalil. Täna on siia sattunud 2015 aasta Audi A7, 3-liitrine V6 turbodiisel. Autol on siis 200 kilovatti, circa 270 hobujõudu ja 580 Newtonit väänet, sest kuna ta on diisel, siis seda väänet on väga palju. Auto on siis S-Line varustusega ja üleni must, kõik on must, mis vähegi must saab olla. Väljad mustad, kõik need liistu, mis muidu on kroom, need on mustad ja värv ise must ja kogu see toonklaas, see annab siukse mõnus ja siukse, ongi nagu inglise keeles öeldakse, murdered out, et siuke hästi sünge välimus on. Ja minu lemmikasi, see spoiler, et selle saad eraldi siit üles tõsta. Jah, okei, ta ei ole sportauto, aga minu arust see on hästi lahe siuke lisadisain-element. Ja kui sulle see ei meeldi, siis salongis on nupp olemas, lased selle alla tagasi ja ta on siuke mõnus voolujooneline ja hästi siuke nii-öelda sleek auto, nagu siis inglise keeles see väljend on. Varustuse koha pealt, sellel autol varustust on ropul palju. Ta on 10 aastat vana auto, mis on minu jaoks juba müstika, sest peale vaadates ei ütleks, et ta on vanem kui 5-6 aastat. Et väga hästi säilinud. Ja näiteks meil on siin soft close uksed, et seda ei ole tänapäeval isegi paljudel autodel. Salongis on siis igasugu lisavarustust, mida jällegi tänapäeval paljudes autodes ei ole. Ja samuti on ka näiteks dünaamilised suunatuled, 10 aastat vanal autol. Jällegi, paljudel tänapäeva autodel isegi ei ole seda. Meil oli siin see 2021 aasta BMW, isegi sellel ei ole seda. Ja see oli väga hästi varustatud auto. Et minu arust siuke suur üllatus oli kogu see auto, kui ma sellega nüüd siin sõitsin ja katsetasin. Et ikkagi mõtle, et ta on, keegi ütleb sulle 2015 aasta Audi, sa ei mõtle võib-olla väga palju selle peale, aga rooli istud ja seda kõiki neid lisasid asju näed ja autoga sõidad, siis saad aru, et isegi praegu üle 200 000 läbisõiduga ta toimetab ülihästi ja sõit on väga pehme, sest et sellel autol on lisaks ka õhkvedrustus, mida saab siis eraldi tõsta ja ta ilusti summutab ära kõik siuksed ebatasasused. Aga jah, nagu mainitud sai, siis kõik lisavarustused, mis salongis on, neid saamegi tegelikult kohe praegu vaatama minna. Väljast on auto päris pikk ja veits on isegi aru saada salongis, et kuhu kogu see pikkus läinud on. Jalaruumi on väga-väga palju. Siin iste on jälle minu istumispositsiooni järgi, siuke 1,82 m on minu pikkus ja jalgu saab ilusti põhimõtteliselt täiesti välja sirutada. On eraldi olemas isegi tuhatoos, kui see on asi, mis sulle meeldib teha autos. Eraldi on taga olemas istmesoojendused, kliima, käetugi, siuke päris robustne, päris ikkagi kvaliteetne tundub. Igasugu väiksed laekad, sul on siin need isegi, kui suitsu teed ja ära põletad end, saad endale kohe plaastri ka peale panna siit. Et varustust on taga väga palju ja pearuumiga, sellega tõesti, kui on, siuke 1,85 m pluss, et kui tõesti pea täiesti siia pea toe külge paned ja siis ta võib lakke minna, aga üldiselt ei saa mitte midagi ette heita. Ja kui nüüd vaatad, siis jällegi, auto on sõidnud üle 200 000, ta on 10 aastat vana ja nahk on väga hästi säilinud, et siin taga piltlikult tundub, et ei olegi väga liigeldud ja lisaks siis kõik materjalid üldiselt on ikkagi väga-väga mõnusad. Ongi siin nahk ja isegi kus on plastik, ta ei ole siuke odav plastik, ta on ikkagi siuke kvaliteetsem ja ei ole siuke rõve odav, siuke klõbisev plastik, et tõesti väga-väga rahule võib jääda. Siin juhi positsioonil olles siis ka, ruumi on väga palju, istmed on hästi mugavad. Ta ei ole küll, nagu tänapäeval armastatakse hästi siuksed sportlikuid istmed teha, et need küljepolstrid jõhkrad kallistavad sind, et seda siin ei ole, aga see auto ei olegi mõeldud selle jaoks. Ta on ikkagi siuke kruiiser, ta peab olema mugav, ta peab olema pehme. Rool mulle väga meeldib. Piltidelt kuidagi see airbag osa tundub hästi suur ja siuke üsna kohmakas, aga mulle tegelikult ta täitsa meeldib. Ta on ka siuke piisavalt sportlik, tal on siin külje peal väiksed kohad, kuhu sa saad enda kätt toetada ja nupud on siuksed, teevad mõnusa kliki. Sa saad aru täpselt, kui sa oled vajutanud neid ja need 2 rullikud, mis siin külgedel on, need on samamoodi, neil on siuke mõnus vahepunkt olemas, et sa saad täpselt aru, et ta on ühe selle valiku juba teinud, et sealt siis näiteks kui volüümi reguleerid, et siis saad päris hästi sellega tagasisidest aru, et midagi ta on teinud. Keskel on siin erinevad siis nupud raadiote asjade jaoks, siin on ka siuke väikene trackpad ja siis
lisaks on siin ka siis erinevad sõidunupud, et näiteks spoiler, veokontroll maha, sest jällegi quattro siis äkki talvel tahad natukene hullata, lollitada. Ja üldiselt jah, ka siin ees kvaliteet on päris hea. Ja mis mulle kõige rohkem meeldib on see, et on ilma raamita aknad. Et see on alati siuke sportautolik disain ja see mulle väga-väga meeldib. Arvatavasti jäänud siis kunagi Subarutest asjadest, aga jah, päris lahe, et ka isegi siuksesse nii-öelda pere sedaani või luukpärasse on ka need nii-öelda ilma raamita aknad toodud, et jätab jälle siukse natukene sportlikuma mulje. Ja praegu siin siis on ekraan ilusti ennast ära peitnud, et kui auto tööle panen, siis ekraan tuleb siit välja. Aga tead, päris aus olles, ta jätab isegi praegu siukse mõnusa nii-öelda soliidse ja siukse puhta ilme, et kui see ekraan siin peidus on. Ja selle saad ka siis tegelikult ilusti alla tagasi panna, kui tahad. Et üldiselt tõesti, peab jälle endale meelde tuletama, see on 10 aastat vana auto. Ma olen seda mitu korda öelnud, aga tõepoolest see on lihtsalt nagu natuke hämmastav, et nii hästi on säilinud ja ka sõidu ajal, jah, okei, õrn mingi nagin kusagil on, aga selle vanuse juures mina annan andeks selle, et ja nende naginatega on tihti see, et vahetad paar tüüblit välja ja juba on tegelikult okei, või paned kuhugi natukene vilti ja need naginad on kadunud, et lihtsalt pead natukene võib-olla siis ise selle kallal nokitsema või siis mõne nii-öelda usaldusväärse kas siis audiotehniku juurde viima, kes aitab sul nendest lahti saada, et üldiselt jah, ei ole nagu suurt midagi ette heita siin autos, et võib väga-väga rahule jääda. Ja sellel autol siis peale vaadates võiks arvata, et ei saagi täpselt aru, kas ta on ta coupe, on ta sedaan, aga tegelikult, kui nüüd vaadata seda pagasnikut, siis kuidas ta avaneb, öeldakse selle kohta üldse luukpära. Et ta on jah üks nendest autodest, kus nagu tal on natuke identiteedikriis, mis ta täpselt alla tahab. Aga pagass on väga suur. Panen jälle enda seljakoti siia. Seljakott ei ole väike, ta on üsna suur ja siin seda ruumi on nii palju, et ma lähen ise järgi siia. Et kui naine peaks kodust välja viskama, siis lased istmed alla ja saad väga ilusti magada ka. Ma arvan, et ma teengi kiiru uinaku. Appi. Nüüd siis oleme siin selle Audi A7 roolis. Peab tunnistama, et funktsionaalsuse poolest on siin ülipalju igasugu lisasid. Tal on siin õhkvedrustus, tal on ventileeritavad istmed, elektriline siis roolisammas, soft close uksed, katuseluuk. Siin võibki neid nagu ette lugema jääda, et oluliselt rohkem varustust kui näiteks see 21 aasta BEM, mis meil oli siin videos. Et teeb täitsa silmad ette, isegi uuematele autodele varustuse koha pealt. Ja sõit on tõesti ülimugav, et seesama õhkvedrustus teeb ta mõnusalt pehmeks ja vajadusel isegi saad seda siis autosüsteemist ka tõsta natukene, kui näiteks talvel on siukesed natukene suuremad vallid, siis et nendest üle sõita enda quattroga, et siis see võimalus on ka täitsa olemas. Et üldiselt mina olen päris üllatunud isegi, et ikka kuskil auto 24 vaadanud siukseid Audi A6-sid, Audi A7-id ja mõtled, et võib-olla vanem auto, et ei tea, et kui palju seal seda varustust on või kui kasutatavad on, aga täiesti nagu teeb silmad ette. Ei saa nagu mitte midagi suuresti ette heita. Et jah, okei, võib-olla ekraanil siin keskel see nii-öelda resolutsioon ei ole nii hea, kui on tänapäeva autodel, aga siiski me oleme praegu 10 aastat vanas autos, see, et siin see ekraan on, see on juba väga hea ja neile saab ka täiesti vabalt järelpaigaldada ka Apple CarPlay'd, Android autod ja saab ka seda järgmised 5 aastat veel vabalt kasutada. Jõu poolest ka mitte kusagilt nagu kellelegi jalgu kindlalt ei jää, et see 200 kilovatti, ütleme siis kilovatti mõistes ei ole väga palju, aga diislite väänet sellel autol tunneb päris hästi. Ja maanteel ka praegu siin on 90. Ütleme nii, et on aru saada, et auto võiks sõita vabalt ka 2 korda kiiremini. Et ei ole mingit suurt müra, ei ole mingit, ma ei tea, auto ei hoia pöördeid väga kõrgel, et ikkagi Saksa auto, eks ta sinna kiirteele suuresti ka mõeldud on. Et väga vabalt võib sellega siin
täna alustada kuskilt Tallinnast ja paari päevaga jõuda kuhugi Saksa niimoodi, et ise ei saa väga arugi ja ei ole väga väsinudki, et saad rahulikult siin mõnusatel nahkdiivanitel istuda ja siin vajadusel ka isegi ventilatsiooni endal tööle panna. Et igati rahule võib jääda. No nii, ma arvan, et ega ei ole sobivama kohta, kus siin kõik mõtted kokku võtta, kui siis see metsa sees kruusatee peal, kuna ikkagi Audi ja Quattro süsteem. Üldiselt, nagu vist videost aru saada, siis ma olen väga heas mõttes üllatunud selle auto koha pealt, et jällegi, kui rõhutada jälle seda vanust, rõhutada jälle seda läbisõitu, siis auto on säilinud väga hästi. Disain välimuse mõttes väga super. Nagu ütlesin, siis ei oleks esmalt pakkunud, et auto on vanem kui 5 aastat. Ja kogu see varustus, mis sellel autol on, kõik see salongis näiteks ventileeritavad istmed, juba siuke lihtne asi, elektriliselt reguleeritav roolisammas, õhkvedrustus, et see kõik teeb ka selle sõitmise hästi mugavaks ja lisaks siis see suure väändega diiselmootor, ühest otsast madal kütusekulu, teisest otsast vea sellega haagist ja möödasõidud ei ole ka probleem. Et kui sul on silmapiiril mõni siuke diisel Audi ja soovid natukene sportlikumat disaini ja ikkagi päris head varustust, siis soovitan ühe sellise poole vaadata, aga kindlasti eelnevalt teha ostueelne kontroll, sest need autod ei ole väga odavad ja samas nagu meie ütlus on, et osta Audi, remonti Audi, siis et seda sinuga ei juhtuks, siis kindlasti soovitaks kusagil ikkagi tuntumas kohas ostueelse kontrolli teha, nagu siis enamus vanemate autodega tegelikult see soovitus oleks. Aga selle auto andis meile Samo. Samol on siis ettevõte Mind Design ja Mind Design tegeleb siis sellise asjaga, et aitab siis erinevatel ettevõtetel automatiseerida erinevaid tööprotsesse. Ühe näitena nad on teinud raamatupidamisprogrammi, kus siis kogu see raamatupidajate elu tehakse natukene kergemaks selle näol, et võetakse siis suurel hunnikul dokumentidel ja siis programm ise loeb sealt välja mingid vajaolevad andmed või siis aitab need andmed isegi muuta. Et kui see on midagi, mida sul vaja oleks, mis sulle huvi pakub, siis kindlasti vaata nende lehele, Mind Design. Panen siis alla ka lingi järeldi. Aga ega rohkem siin üldiselt midagi öelda ei ole. Nagu öeldud, mina olen väga rahul. Kui ka sul on mõni huvitav sõiduk, mõni huvitav vidin, mida sooviksid anda siis Vine Visualile katsetamiseks, et sellest ka video teha, siis kirjuta vine.visual@gmail.com ja näeme juba varsti. Tšau, Blau!